Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank. Laenudele spetsialiseerunud pank. Tere kõigile rallisõpradele. Pikka sissejuhatust ei tee, kõik teavad, mis seis on. Meie jaoks väga roosiline, prantslaste jaoks mitte nii väga roosiline. Meil on Peep Pahv Rovaniemi mixzoonis ja räägib kohe, millised seal hetkel muljed on. Värskelt said Otiga rääkida. Oli tuju hea? No, tervist kõigepealt. Nagu näha, seekord ma siseruumides õhus hakkas lund sadama. Ma ei hakka ennast seal lumerätsakate käes kastma. Aga tõepoolest räägitud sai siin sõitjatega ja Oti meeleolu oli selline, nagu Oti meeleolu ikka on päeva lõpuks, et ei mingeid erilisi emotsioone. Homme on veel 2 katset sõita, nii et ega ta nüüd rõõmust lakke veel ei hüppa siin, et kindel võit on käes. Küll aga oli Andre Adamo oli siin väga rahul Hyundai sõitjatega ja sellega just eelkõige, et Thierry Neuville suutis siin päeva lõpus teha päris kõva tõusu ja tegelikult on ju kaksikvõit on täiesti võimalik Hyundai tiimil. No Adamo on väga rahul ka Oliver Solbergi kiirusega, kes oma esimesel WRC autoga etapil on päris head kiirust näitamas. Oled sa aru saanud, mis see lüke siis oli? Miks Solberg oli vaja ülendada WRC autosse? No, aga ta on ju ennast hästi näidanud juba ka WRC2 autoga ja eks siin nagu kuulsa isa sidemed ja kõik mängivad rolli, et loomulikult see on ka turunduslikult ju kasulik Hyundaile ja nagu sõidust näha, mis on peamine, siis õige käik oli. Mees ju sõidab küll, talirallid on ju ka tema jaoks ikkagi sellised nagu kodurallid, et väga hästi valitud võimalus. No kuidas sina sellele Ogier viimasele väljasõidule ja tema kommentaarile eelkõige, mis ta see katse lõpus ütles, et tegelikult ei ole enam mingit suurt pettumust, sest nädalavahetus oli nagunii hukas ja see oli tegelikult juba esimese stardikohaga ette määratud. Oli väike torge FIA suunas või? No, eks ta neid torked on varem ka teinud selle stardikoha peal, et see ei ole see esitus midagi uut, aga ma ei tea, kuidas näiteks Roland, sina rallimehena seda asja näed, mulle tundub, et natuke Ogier endal ka ei olnud see kõige parem nädalavahetus. Asi ei olnud ainult esimese stardikohast, et tema järel seal teise ja kolmandana sõitnud mehed ikkagi on suutnud näidata paremat kiirust. Ja täna ta oli ju 5. autona rajal alguses, aga see kiirus väga palju parem ju ei olnud. Et samas eile, kes 5. rajal olid väga kiired. Nii et siin natuke on kinni ikkagi ta enda selles sõidus ja ilmselt ei tunneda siin lumel ennast seekord kõige mugavamalt. Täitsa nõus ja, et pigem on olnud selline suht keeruline tal ja on, ütleme, isegi ei oskagi öelda kust, et sõidu puhul pigem nagu tundub, et paneb ilusti joont ja ei pane liiga laialt, kus see kadu võiks tekkida, aga jah. Ega tal mugav ei ole olnud, tundub, jah? Tegelikult päev algas ju päris kurva uudisega. 83. aasta maailmameister Hannu Mikkolo lahkus eile meie seast. Peep, on sul mingi isiklikum mälestus või side ka selle mehega? No ega mul mingit isiklikuma sidet ei ole, kui ma lihtsalt spordihuvilise noormehena teadsin teda ja jälgisin spordiuudistes, käis see autoralliga ka 80-ndatel läbi meil, aga mingit muud sidet ei ole, et selleks, kui mina siin rallile käima hakkasin, oli ta juba päris vana mees, nii et aga siin seda muidugi mälestati küll, ütleme, paljudes intervjuudes on sellest juttu olnud ja küsitud selle kohta, nii et tähelepanu väärne kurb sündmus igal juhul. Kuule, aga Egon paneb ju päris vingelt viimane katse R5 autodest katsevõit ja WRC3 klassis teisel kohal. Vahepeal venis vahe küll suureks, aga nüüd on jälle natukene vähemaks tulnud. Ega sa veel taga rääkida pole saanud, et kus tal see üheminutiline hilinemine, millest see tingitud oli? No ma ootan teda siin praegu, ma käisin vahepeal enne vahetult, enne seda, kui me hakkasime siin seda ülekannet tegema, käisin uurimas, et kaugel ta on oma asjadega ja siis ta on tulnud, aga ta tiimi inimesed olid seal ja nemad ka täpselt ei teadnud, et millest see minutiline hilinemine tuli tegelikult, et natuke ebastabiilselt on ta võib-olla siin sõitnud just täna ka, et me 2 esimest kiiruskatset teises ringis ka ei olnud võib-olla nii head. Nüüd kolmandas, kui tal juba hakkas isegi natuke lund sadama ja ütleme nähtavus asjad ei olnud nii head, paugutas väga vaja, nii et kuidagi natuke see külest sall on tal käinud, aga teine koht, ma arvan, et see on päris hea tulemus praegu. Georg Linnamäe sai vist kaevata natukene ennast, et... No mida natuke on nagu pehmelt öeldud, ta sai ikka oma veerand tundi seal kaevata koos kaardilugejaga ja seal on nii õnnetult olid need hange läinud, et auto ei hange peale vist kandma, et rattad ei uletunud maha ja ei saanud kuidagi välja, et lõpuks
panid labidad rataste alla ja mingi rajatöötaja käest said mingi puukaika veel, et said kuidagi natuke rattad vedama, et tänu sellele said lõpuks välja. Sa eile natukene mainisid, sa sõitsid selle punktikatse, mis homme sõidetakse läbi. Kirjelda seda veel palun natukene, on see rohkem selline, kus Toyota kiirus saab maksusele või on natukene trikitamist ka, kus Hyundai peaks natuke kiirem olema? No minu hinnangul on see selline vaheldusrikas katse, et katse algus on kindlasti selline hästi kiire, kitsad sirged, aga väga kiired sirged. Ja kuskil ütleme seal teise poole pealt kuni teine osa seal lõpuni on rohkem selline trikitamist ja keerutamist ja läheb nagu raskemaks. Et seal on nii liha kui kala, nagu öeldakse, et mõlemale masinale peaks see sobima, et ikkagi lõpuks peaks kiirem olema see, kes sõidumees on. No mis sa ütled lõpuks, tuleb võit ära? No praegu me ei näe küll ühtegi põhjust, miks see peaks tulema. Ei näe meiegi. Kindel, jah. Kuule, aga davai, intervjueeri siis Egonit ja küsi, mis siis juhtus. Küsin. Jaa. Tšau. No nii, stuudios Gunnar Leheste ja Roland Poom. Hakkame siis seda päris dramaatilist päeva kokku võtma. Kõige dramaatilisem asi juhtus muidugi 200 meetrit enne viimase katse finišit, päris viimas kurvis. Ogier, tegelikult 7. katse aeg ei olnud ju paha ja tõusis ka 6. selle katsega, sealt oleks ikkagi päris head punktid ära võtnud, aga jah, läks õnnetult ja ütles vist, et rehvid olid läbi nagu kõigil teistel ja tõmbas valli ära ja jäi sinna peaaegu 20 minutiks kinni. Vist tundub, et isegi pealtvaatajad tuli lappi või kes selle ukerdasid. Keegi igal juhul tuli, aga jah, selles mõttes hullult keeruline on tegelikult seal nagu pihta saadu, kes sõita, kui nagu reaalselt rehvid on poole katse peal nagu suht läbi ja tegelikult need rehvid olid ju mitu katset juba ette sõitnud, et nad olid väga väsinud rehvid seal, kõigil muidugi, aga no see piir on seal nii väike, et kus juhtub ja no natuke oli hoogu palju ja joond ei saanud, tähendab vajus juba joonest välja seal kurvi keskel, et ilmselt seal loota oli ainult seda, mis nagu tegelikult teistel sõitjatel nii-öelda siis vedas, et toetati küll valli ja võib-olla esiotsaga pärast ka veel natukene, aga tuli välja, aga seal oli ilmselgelt hoogu nagu päris rajult ja ega seal palju pole vaja, no. Auto oli ikka suht sügaval. No, Ogier ütles, et tegelikult suurt pettumust ei ole, sest nädalavahetus oli hukas, mis hukas, et oli mõtet selles mõttes nagu starti tulla, kui sa tead, et sa pead esimest startida või mis selle olukorraga nagu hakata pihta, et ühes küljes me saame ju kõik aru, et seda reeglit peaks muutma, et ausam oleks see, et sõidame selle kvalifikatsioonikatse nagu mõned aastad tagasi oli ja valime endale kõik ise stardikohad mingil ausal meetodil, aga teisest küljest, et kuidas sellele olukorrale vaadata? No ega ta on võtnud üpriski mitu meistritiitlit niimoodi, et ta on pidanud seal ees startima ja ega noh, ütleme hooaja peal neid rallis ei ole nagu nüüd nii palju, et maailmameister ees startides maailmameistriks ei tuleks uuesti, et küll ta kompenseerib seda mujal, aga eks see ongi noh, see vaidluse koht on olnud nagu ikka väga pikka aega, et kas see on mõistlik, kas peaks olema kvalifikatsioon või mitte, aga ega seal ei ole midagi teha ja no tema puhul siis ilmselgelt nagu motivatsiooniga on nagu keeruline, kui sa sõidad oma viimast hooaega, ilmselgelt tahad meistritiitlit võtta ja no lihtsalt ei saa, kuigi seda ei saa nüüd stardipositsiooni peale 100% nii-öelda selle stardipositsiooni pähe panna, et nii ma ei taha nüüd öelda kehvasti tuli, aga võib-olla natuke allapoole ootuste, et seal on ka kindlasti muud faktorid ja eks see on nagu ülispetsiifiline ralli ja kui me kas võrdleme Solbergiga, et Solberg on seal nii palju sõitnud just seal Snow Rally ringsil ja seal kandis, et Ogier, ma arvan, et ei ole nagu tegelikult väga üldse seal sõitnud ja vahet ei ole kogemuseks, kui palju aastaid Ogieril kogemust on, aga nende konkreetsete teede peal on ikka nagu vähe kogemust ja sealt tuleb, kui enesekindlalt sa tunned ennast aga ilmselgelt ta ei tundnud ennast nii enesekindlalt, et seal võidu peale sõita. No kes igatahes on oma stardipositsiooni 100% ära kasutanud sel nädalavahetusel
Ott Tänak ja enne kui me Otist räägime, vaatame ära siis värske video ka, mis Peep Pahv seal samas mixed-tsoonis Otiga just tegi. Teine rallipäev on ka läbi, et kas võib öelda, et suhteliselt kontrollitud see läbida, et see vahe jäi ju samaks, mis oli? Teine ring oli tähtis jah, puhtalt läbi tulla, et ütleme, et olud olid suht keerulised rehvidele ja siin midagi suruda kindlasti väga võimalik ei olnud, et kuna meil oli vahe juba suht koht okei ka, siis mingit otsest muud eesmärki ei olnud, kui lihtsalt enam-vähem vahe hoida ja koju tagasi tulla. Kui palju rehvidega taktikud tegid trikid, nagu Terriis tegid rehvi taktika, et ta sai 10 sekundilise võidu viimasel. Sul ei olnud tarvis niisugust riske nagu võtta? Ja ma ei oska öelda, mis see taktika otseselt tähendab, et eks loomulikult ütleme nii, et üritad igast rehvist nii palju välja võtta, kui saab ja et nad ringi lõpuni vastu peaksid ja ma usun, et me iseenesest tegime ka hästi, et meie rehvid jäid ka väga okeis seisukorda, et meil lihtsalt ei olnud vajadust mingit, ütleme nii, et ekstra kiirust näidata siis. Kas see olud läksid teisel läbimisel ikkagi väga hulluks? Ma ei tea, mis asi on hull, aga iseenesest ega nad hullud ei ole, aga lihtsalt ta on kruus ja külmunud kruus, et kui naelal ei ole kuskile sisse minna ja see on, ütleme nii, et metall metalliga, siis ilmselgelt jah, see rehv sellisel kujul kaua ei kesta. Homme 2 kiiruskatset sõita, et põhimõtteliselt ikkagi kogu rõhk on pandud selle punktikatsele, et siit on võimalik maksimum võtta. No kogu rõhk on ikka ralli lõpetada siin, kus me praegu oleme, et siis kui me punktikatse juurde jõuame, siis vaatame, mis olukord on ja mis olud on, et ja kuidas enesetunne, et eks see sellel hetkel selgub, mis see enesekindlus on. Katsed pole iseenesest profiililt ja sinna auto teadest sobib, et seal on ka alguses on sellised pikemad selged vahepeal on päris tehnilised. Ei, seal on kõike jah, et esimene pool on suht kiire ja kitsas ja teine pool on väga selline pampi, et seal on, ütleme nii, et kõike ja kindlasti mingi väga lihtne tee ei ole. No nii, Ott rääkis siis nendest rehvide virvarrist siin päeva 3 viimasel kiiruskatsel. Neville võitis viimase katse 12,3 sekundiga Oti ees. Räägi Roland nüüd lihtinimesele ka lahti, kuidas see võimalik on, kuidas tema rehvid paremini pidasid kui kõigil teistel? Seal tegi Hyundai natuke teist moodi lükke kui teised, et ütleme suur osa sõitjaid, ma nüüd ega ma päev ei julge lubada kui paljud, aga suur osa sõitjad siis esimese katsega sõitsid oma nüüd piigid peeneks ära ja teiseks pandi juba uued alla, mida siis vähemalt Ott ja Neville tegelikult mõlemad tegid, kui ma õigesti aru sain, oli see, et teisel pandi samade rehvidega ja kolmandaks sai mõne värskema alla ja sellest tuli kindlasti selline ajavõit, aga kui seda sõitu nüüd vaadata, kuidas Neville sõitis, siis see oli pehmelt öeldes ilus, täiesti nagu ideaalselt joones, mitte ühtegi momenti, ideaalselt pidurdused, see oli lihtsalt nagu ulme hästi välja tulnud katse ka, et ja kui tunne on hea ja kõik tuleb ilusasti välja, normaalne rehv on kaal, siis peabki hea aeg ka juba tulema. No teisele läbimisele läksid kõik siis eranditult 2 varurehviga, eilsest päevast oli nii palju õppust võetud. Kuidas neid rehve siis lõpuks omavahel kombineeritakse? Kas oli Solberg, kes rääkis Rovanpera, et vahepeal pani isegi risti, värskemad rehvid omavahel, et mis see nii-öelda basic on? Ja Rovanpera kasutas ka veidi ebatavalist võtet, et siis üldiselt on see, et sa sõidad oma katse ära ja kui sul need esimesed rehvid on suht peeneks, juba sõidetud kas viskad uued ette või tagumised, mis sõitnud on, mis on kindlasti oluliselt paremas seisukorras, kui esimesed paned ette ja siis täiesti värskelt taha ja et siis saaks ka kolmandaks katseks midagi oleks võtta. Aga Rovanpera siis teiseks katseks võttis 2 suut ja pani neid risti alla, et ka taga oleks mingit pidamist ja
no ega ma tegelikult ei saanudki nagu täpselt aru, et kas talle sobis see või mitte. Ega ta ise ka vist ei teadnud täpselt, ta lihtsalt ütles, et sellise refi strateegia nad tegid. Aga no, eks see põhivärk on ikka see, mis ma alguses ütlesin, kuidas neid vahetatakse, et seal väga suurt loogikat olla ei saa, et seal on mingi kindel arv võimalusi, kuidas neid reffe seal autol ju vahetada saab ja mingi loogika on olemas seal, mida siis enamused teevad ühe loogika järgi, kes tahab katsetada muud moodi ja võtta riski, saab proovida erinevat viisi. No tegelikult vist ei ole meest, kes ei oleks väikseid momente siin nende lumevallide vahel üle elanud. Otil oli ju ka päris korralik moment seal 4. katsel, kus ta sõitis ka üsna vahetult enne finišit ühest kiirest parem kurvis vallist läbi vasakult poolt. Kojamehi kohe tööle ei saanud, et päris hirmutav hetk oli vahepeal. Silmeest oli täiesti valge. No kui palju õnne ikka Otil sel katsel oli? Jaa, ei, no ma ei ütleks, et nüüd ulme õnne oli, et tegelikult ma arvan, see pilt tundus veits nagu hullem, kui ta päriselt oli. Aga see kojamiste teema on päris pull. Mul endal oli Otepääl oli täpselt samasugune olukord. Vajusin kurvist välja valli ja klaas on lund täis ja nuppu üles ei leia. Seal rooli pealt ei saa nuppu kätte. Et see on suht ebameeldiv tunne, et korraks tuleb jalggaasi pealt ikka maha võtta ja pilk keita sinna rooli peale. Et ma sain aru, et tegelikult Otil oli midagi sarnast, et ei saanud kohe kojamehi käima, et mis põhjusel täpselt ei oska öelda, kas pidi mitu korda nuppe vajutama või samamoodi ei saanud kohe nuppule pihta. Aga ei moment iseenesest, no moment oli, seda ei saa eitada. Aga ei tundnud midagi hullu olevat, et pigem oligi see keeruline, et välja ei näinud lihtsalt pärast momenti ja see võttis korraks nagu tempo maha. No paar sekundit ikkagi vast kaotsi läks, kaotas sellel katse siis 6,1 katsevõitjale Elvin Evansile. Eile õhtul oli veel teisel kohal Greg Breen, kes ei olnud küll mega aeglane täna, aga ikkagi ei saanud võrreldes esiotsa meestega kuidagi hakkama. Tundub, et no ta ise ütleb, et see on nüüd suuresti sellepärast, et ta viimane kruusaralli oligi Rally Estonia. Järgmised siis on enamasti asfaldirallid olnud, et legendi on raskem koostada ja refide säästmine on ka hoopis teine teema. Mis sa ütled Priini kohta? Jaa, ei tegelikult, no eile oli mega ja hommik oli veits keeruline ja nüüd õhtul tegelikult minu hinnangul oli täitsa okei jälle, et okei kaotust küll. No jah, viimast katset pole nagu mõtet suurt vaadata, et Neville'ile 15 sekki, aga Ott kaotas ka 12, nii et selles mõttes viimane katsel ma arvan Priinilt jälle päris hea, et tal oli suht palju probleeme ka refide hoidmisega, et no see tuleb liiga agressiivsest sõidus lihtsalt, et kui palju sa lohistad seda autot seal ja kui agressiivselt sa pidurdad, et päris sellist paar maha pööret oli, millest oli hullult hästi aru saada, et kui, ma ei tea, kui sa vaatasid, et Sunninen tegi sellise poolspinni, et kui nagu agressiivselt pidurdab ja kui vaatasid näiteks, kuidas Ott tuli, et vana hakkas lihtsalt mingi 40 meetrit varem pidurdama vaikselt käigud alla ja kurvi, et see kõik hoiab reffi ja sealt, eks sellega oli tal nagu veits probleeme, et ma sain aru, refid said otsa, kiiremini kui teistel võib-olla. No, Kalle Rovampere kaotab siis 24,1 sekundit teisena Otile. Kui temal poleks seda eilset täpardust olnud, oleks see vahe 14,1. Oleks ikkagi Ott natukene eespool. Mis sa Kalle tänase päeva kohta ütled? 4. katse vist oli see, kus Toyota võttis kolmikvõidu seal eriti kiire lõigu tõttu. Oli küll, jah. Aga ei, Kalle on... No ei saagi ühtegi halba sõna öelda ju tegelikult, et teine koht, küll jah, 3. väga väike vahe nüüd tänu viimasele katsele, aga tegelikult on ta nagu, ma arvan, et ta veits, kuidas öelda, sõidab nagu liiga agressiivselt ja proovib liiga hullu panna, et see auto lohiseb seal meeletult kogu aeg. Ja neid kopteri pealt pilte oli päris vägev vaadata, kus nagu ikka tõmbad sinna valli poole, vahepeal iga valli sai kätte minu mõnest, et ta nagu pani mega rajult. Aga noh, teatavasti kõige kiirem sõit on otsesõit, et kuhugi see aeg jäi. Kindlasti ta on võimeline seda rallit võitma, ma jätkuvalt ütlen ka praegu selles mõttes, et see... No suht raske midagi halba ta võimeline ei, ma mõtlen, rallit
see nädalavahetus ei, see nädalavahetus ka kindlasti, et kõike võib veel 2 katsega juhtuda, aga üldiselt, et kui ma nüüd seda tempot vaatan, et selle tempoga ta kindlasti oleks võimeline võitma seda rallit, kui me nüüd otsast peale hakkaks, lihtsalt tuleks teha väike mindsetis reset ja võib-olla nagu vähe sirgemalt sõita ja kõik oleks hästi. No Thierry Neuville küsiti siis, et kas Ott on veel püütav, küsiti siis viimases miksjoonis, arvas, et selle loa võib anda ainult Adamo, aga ilmselt ikkagi Hyundai läheb siin seda kaksikvõitu kindlustama. No Vill, kui edasi paneb samamoodi nagu nüüd 8. katsel, siis peaks ju Rovanpera üsna kiiresti kinni saama. Teoreetiliselt küll, aga siin olid ka mingid põhjused, miks see tänane viimase katseaeg nii hea oli. Et kui me nüüd 2 päeva vaatame, siis ei saa tal küll kindlasti lihtne olema homme. Et see oli pigem nagu väike erand minu meelest siin tänane päevalõpp, et on nii hästi, et siis Neville nii hästi välja tuli ja võttis selle vahe tagasi, et homme nad hakkavad kindlasti kõvasti paugutama, aga sisetunne ütleb, et Kalle võib-olla tahab natuke rohkem seda. No Neville'il tegelikult päev väga roosiliselt ei kulgenud, ta kurtis seal hommikupoole eriti raadiosidega oli probleeme. Lõpuks siis pärast rääkis sellist juttu, et mitte isegi sidega ei olnud probleeme, vaid lihtsalt Martin Wiedhage emakeel ei ole prantsuse keel ja seetõttu kõik see intonatsioon ja hääle tugevus ja kõik on natukene teistsugune. No ma ei mäleta tegelikult, et Ott oleks oma kaardilugejast nii avatud kaartidega kritiseerinud, et ma ei tahaks küll Martin Wiedhage nahas olla ja sellist juttu kuulata. Jaa, selles mõttes, kui sa oled sõitega juba vähe kauem koos sõitnud, ega sa ei hakka ta kohta midagi ütlema, aga praegu on nagu hea vabandusi tuua, et ma nagu ise sa valisid ta endale? Jaa, ma veits arvan, et see oli lihtsalt nagu ma ei tea, vabandus otsimine, selle taha ei saa asi jääda niimoodi päris, et ma ei tea, kuidas keegi mingit kurvi ütleb, harjumatu kindlasti, ma ei vaidle üldse vastu. Aga kui viimasel katsel vaadata, mis aja ta pani, siis vaevalt nad seal 2 katse vahel nüüd see Martin Wiedhage nüüd kuidagi prantsuskeelt paremini rääkima hakkas, või mis iganes keeles see legendil lõpuks on. Pigem tundub selline väike lihtsalt midagi, mille üle kurta. Okei, Elfin Evansist, mis me tema kohta oskame täna öelda? No mitte midagi väga minu meelest. Sõidab sujuvalt rahulikult omas tempos, et liigseid riske ilmselt võtmata. Ma praegu mõtlen siis nagu aga tal midagi juhtunud ei ole ju. Väga ei mäleta üldse, mis tal mõnel katsel juhtunud on. Järelikult sõitis suht selles mõttes safeilt ja mingi kindla tempoga, aga mis on ka tegelikult mõistlik, et ta kindlasti see aasta sõidab tiitli peale ja kui sellel rallil nagu pole seda powerit sees, et panna ja sõita poodiumi peale, siis ei ole ka seda mõtet teha, et kui ta suudab 5. kohaga lõpetada, siis on nagu juba mega head punktid olemas, nii et ma arvan, et täitsa okei päev, aga mitte midagi silmapaistvat või sellist erakordset. No 5. kohast ei ole kaugel maas Oliver Solberg, kes sõidab oma karjääri esimest etappi 19-aastasena WRC autoga ja näitab tegelikult ju selle kohta ulmekiirust. No see on ikka päris rets, ausalt, ma olin ikka väga üllatunud. Ja pigem isegi see, mitte nagu aegasid vaadates, aga see, nagu, mis enesekindlusega ta selle autoga sõidab, ta ikka pakub nagu vaatemängulist sõitu, et ta seal väga liiga palju nagu kohati ei mõtle selle peale. No, tegelikult ta ei peagi mõtlema selle peale, et rehve hoida, see pole ta üldse eesmärk, ta nagu pangu nii palju, kui tuleb ja kui rehvid on otsas, siis on otsas ja vahet ei ole. Et ülilahel ja vaadata seda sõitu. Vana pani nii enesekindlalt, auto oli jumala risti ja pani täiega nautis, oli näha, et nagu ta naudib seda autot ikka väga ja ajad on ka ikka väga head, üllatav. Mulle meeldivad katselõpu intervjuud, et tegelikult oli kohutav sõita, hästi halvasti läks, aga täiega naudin ja hullult lahe on. Ja, tal vist, ma ei tea, ühegi katselõpus pole veel öeldud, et kuradi hästi tuli välja. Ja. Aga lähme vaatame natukene seda R5 rivi ka, seal on Esa-Pekka Lappi muidugi kihutab neid kiiremaid aegu, välja arvatud siis 8. katse, kus Egon Kaur paugutas sellise aja, et
Nikolai Gräzini ette. Gräzinil oli ka vist väike moment seal, kas 6. või 7. katsel, eks. Oli. Gräzini ette 1,3 sekundiga ja WRC3 arvestuses on siis selline seis, et Teemu Asunmaa juhib 12,5 sekundiga. No 2 katset on veel jäänud. On Kauril esikoha lootus või? WRC3 arvestuses. Et see ikkagi karikest nagu ära tuua. No, mis ma ütlen, alati on võimalus. Aga jälle, kui nüüd vaadata tänast eilset päeva, siis... Miks see seis selline on, et Emil Lindholm täna oli see esimene või teine katse seal kohe katse alguses jäi seisma, jah? Jah, et 12,5 sekki on nagu... on selline püütav, samas nagu, no ei ole nagu eriti mugav vahe ka, mida püüdma minna. Et kindlasti puhta sõiduga ta seda kinni ei püüa. Et kui lihtsalt tänast eilset päeva vaadata, et ega siis Teemu Asunmaa ei ole nagu aeglane, et ta on pigem olnud seal Egoni ees ja või võrdselt on ju. Et no mis ma ütlen, keeruline saab olema selle kinni püüdmine, et pigem seal mingisuguseid asju peaks juhtuma, võib-olla natuke pikaks laskmist või lihtsalt sellist, kui Asunmaal pole sellist head sõidurütmi ja tunnet, et siis võib nagu see päris võimalik olla ja Egon peab muidugi panema ideaalselt kõik, et aga ei, ma ei ütle midagi halvasti, et kõik on võimalik ja 12,5 sekki tuleb minna ikka ideega, et see ära koju tuua see võit. No meil vist ei ole väga mõtet spekuleerida, miks Egon jäi minutiga kuskile kontrollpunkti hiljaks. Mis need variandid on üldse? Kogemata? Tõenäoliselt kogemata, sest ma ei tea, 1 minut on selline tobe aeg, et kui midagi isegi autol viga oleks olnud, siis tõenäoliselt see aeg oleks suurem olnud kui 1 minut, et pigem kaldun arvama, et väike mingi error oli seal äkki kaardilugel. Igatahes homme siis 2 katset ainult jäänud ja sõidetakse siis 2 korda üht sama katset. Arvatakse, et homme vist seda refi taktikat nii väga ei pea jälgima, et või siiski, kas teisel katsel võib olla ikkagi kruus väljas? 22,47 on muidugi mõnus pikkus punkti katse kohta. Jaa, ei, selles mõttes ikka kruus väljas, nagu tänagi, et ega need olud teistmoodi ei ole. Aga 2 katset, no ega seal suurt strateegiat teha ei saa, et no, variant on see, et küsimus ongi selles, et kes võtab 1, kes võtab 2, et kui minna Power Stage'i punktidele sõitma, siis kindlasti 2. No, eks seda on homme näha, et see on, ma arvan, väga kaheotsaga asi, et ja muidugi, kui palju kui tehniline see tee on, et kui palju see ref seal kuluma hakkab, kui on nagu täis ladumine, siis ei juhtu midagi, ref väga kuumaks niivõrd kuumaks ei lähe, aga ma ei oska öelda, et loogiline oleks 2 minna, et Power Stage'iks värske ref alla, aga vaatame, mida tehakse. Homme siis kell 10.08 hakkab pihta ja 13.18 hakkame vaatama punktikatset. Ütle 1-3, kes võidavad? No, nagu ralli või Power Stage'i või? Võtame Power Stage'i. Kui Ogier sõidaks, ma tahaks Ogieri pakkuda kuhugi, aga ma arvan Power Stage... Miks ta ei peaks sõitma? Sorry. Ta jõudis finississe. Ja, minu paha. Ma pakuksin niimoodi, et Ott, Rovanpera ja Ogier. Ja homme saame vaadata. Meil tegelikult oli üks küsimus ka päeva jooksul. Tuletan meelde, et kellel veel mõni küsimus meelel pakitseb, siis 6kaik@delfi.ee võib selle teele saata. Küsimus, millele sa kindlasti oskad vastata. Palju maksab üks WRC ja üks R5 etapp? Vihjega siis Bertellile, kes täna üsna varakult pidi katkestama. Jah, R5 etapp circa 70 000. Üks etapp? Üks ralli, jah. Kogu komplekt, kõik, mis seal koha peal ka kulub, jah? Jah, suures pildis küll, et pluss-miinus 10%. WRC autoga tõenäoliselt ma pakuks vähemalt 4 korda nii palju. Et sinna, ütleme 300, lagi 300, 200-300 seal vahel kuskil. Täpselt summat ei oska öelda. Pole hinnapakkumist küsinud kunagi. Ja küsitakse veel viitega eelmisele rallile, et kas laupäevane katkestamine reegliga, et pühapäeval enam peale ei saa, on ainult Monte Carlo eripära. Jah, see on ainult Monte eripära,
kus lastakse siis, mis see arv oli, mis viimasel päeval starti lasti 30 või... Äkki oli 30 ja, või vähem 20-30, ma peast praegu ei mäleta. Selline imelik traditsioon siin Rovaniemis seda muret ei ole, eks? Ei ole, kuskil mujal seda muret ei ole ja ei tule. Et Lube, kui saab nüüd täna õhtul mootori korda, võib homme tulla midagi püüdma? Jaa, ikka. Ja iseenesest tegelikult pani kohati päris hästi, nii et ei tasu ka üldse alahinnata teda, minu meelest oli ka üllatavalt hästi sõitis täna tegelikult nii palju, kui ta sõitis. Aga selge, tõmbame täna sellele rallipäevale joone alla, puhkame välja ja homme 2 katset, sisetunne ütleb, et mõni üllatus on veel varuks sellel Rovaniemil meile ja kindlasti on. Näeme kindlasti kõva andmist veel. Aitäh ja homseni! Homseni! Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.